seal on religioon, that says do more, pray more. mis ütleb sulle, et tee rohkem, palveta rohkem, ole selline. The difference between the old and the new covenant Nüüd erinevus uue ja vana lepingu vahel is a lot about the old was you gotta do this, you don't do this. seisneb selles paljuski, et vana testament ütleb, et sa pead tegema nii, või vana käsk, vana leping ütleb, sa pead tegema nii, sa ei tohi teha seda. And the new covenant is about receiving. Aga uus leping seisneb vastuvõtmises. It's about relationship. See on suhtes. There's an open invitation that says, sinul on avatud kutse, mis ütleb, I'll take care of everything. Mina olen kõige eest hoolt kandma. All your sin, all your shame. Kogu sinu patu, sinu häbi eest. Anything. Kõige eest. That's not from the well of life. Mis ei pärine elukaevust, eluallikast. You just need to leave it behind and embrace that present of my presence and forgiveness. Sa pead selle vana lihtsalt maha jätma ja haarama kinni ja embama seda, mida mina sulle annan, sinu oma lähedust. We have to learn to eat and drink from Jesus. Me peame õppima sööma ja jooma Jeesusest. From the Holy Spirit. Pühast vaimust. So how am I doing this? Kuidas? I'm drinking, I'm starting. Ma joon, ma hakkan. When I start to talk of God, start to worship, when I'm not really connected yet. Et kui ma hakkan ülistama Jumalat, kui ma astun selle sisse, I start to drink from the truth. Siis ma hakkan sellest tõest jooma, mida ta räägib. The light overcomes the darkness. His truth. Ja valgus võidab ära pimeduse, sest tema tõde toob sisse valguse. His truth has more power. Tema tõel on rohkem võimu ja väge. So you just start to thank you, Jesus, you love me. Thank you, you say. Et sa lihtsalt hakkad ütlema, tänu Jeesus, et sa armastad mind, tänu, et sa oled mind päästnud, tänu, et ma olen võrratud. Tänu, et sina armastad mind. Thank you, you're not accusing me. Tänu, et sina ei süüdista mind. You always stay, you never leave me. Sa oled alati minuga, sa ei jäta mind kunagi maha. Thank you, Jesus, you got all my problems, all my burdens. Tänu Jeesus, et sina oled võtnud kõik minu probleemid, kõik minu koormad. Ja sa hakkad niimoodi pihta. Ja sa ütled, Jeesus, sa oled imeline, sa oled võrratud. Lihtsalt aita mul oma südant sulle avada. Selle läbi sa hakkad sellest tõe kaevust, mis su sees on, jooma. Sageli on probleem, et kui me tuleme ülistama Jumala juurde, siis meie meeled on väga hõivatud. Nad seedivad läbi neid negatiivseid emotsioone ja mõtteid, mis pärinevad teisest kaevust. Aga sa pead õppima need ära lõikama. Come to Jesus. Jesus, I feel bad. I feel awful. This stuff is there. You know, you can be honest. Sa võid olla Jeesusega aus. Sa ütled, Jeesus, mul on kõik need mõtted, kõik see jama, mis toimub. Like King David did. Nagu kuningas Taavet oli samasugune. Pull out his heart. Ta valas oma südame välja. And then he said, but you, God. Right? Ja siis ta ütleb, aga sina, Jumal. Right? So, come with your heart as you are. Sa tule koos oma südamega, nii nagu sa oled, ükskõik kuidas või mis. So start a relationship again right now. Alusta selle suhtega uuesti, just nüüd. Hakka pihta uuesti. Start making every day a decision, every moment in relationship. See seisneb selles, et sa pead igal hetkel, igal päeval otsustama uuesti suhe. It's not about what you do, what you can and what you can't. Asi pole selles, mida sa suudad, mida sa oskad või mida sa teed. So right now, I'd like to worship a little more. Ma tahaksin veel ülistada. Help you a bit right now. Ma tahtsin teid lihtsalt natuke aidata selle sisse astuda. Just come like that. Sa tule nii, nagu sa oled. Tell him how you feel, be honest. Don't try to... Räägi talle, kuidas sa ennast tunned, ole aus. You don't need to put makeup on. Sa ei pea ennast Jumala ees ära meikima ja ära peitma, kuidagi ilusaks tegema. Näitama, et kui ilus ja tubli sa oled. Just give it all to him. Lihtsalt anna kõik see talle. And then wait. Ja siis oota. Oota tema läheduses. Need, kes ootavad Issandat, saavad tugevaks nagu kotka. Sellepärast, et tema tuleb. Ta täidab sind eluga. Ta täidab sind tõega. Ta räägib sulle kõigest, mida ta tahab sulle rääkida. Ja ta annab sulle uut jõudu. The spirit of
tema, kui ta tuleb, sest tema ongi ju see ülestõusmise vägi. That means when he comes, See tähendab, kui ta tuleb, he starts to resurrect siis something. ta hakkab üles äratama midagi. Our soul, Meie hinge, our mind, meeli, our body, meie ihusid, whatever else. mida iganes. He wants to touch and needs to be touched. Ta tahab puudutada sind. He is power. Tema on vägi. We are not coming here just to do some kind of ritual, you know? Me ei ole tulnud siia selleks, et jälle mingit kombetalitust läbi viia. You know, and you cannot really make him come. Sa ei suuda ka sundida teda You tulema. don't need to cramp so you push into his presence. Me ei pea nagu vägisi pressima kuidagi tema ligidusse saada. There is two aspects. On kaks aspekti. The one is I'm a child of God. Üks on see, et ma olen Jumala I'm a laps. son and a daughter. Ma olen poeg, ma olen Jumala I'm a king and poeg. a queen. Ma olen kuningas. I have the right to come in front of Mul on him. õigus tema ette minna. I'm co-heir with Christ. Ma olen kaasvalitseja koos Kristusega. See, I had just a vision in the worship where I saw the throne of God. Ülistuse ajal ma nägin Jumala trooni And I saw a red carpet. ja ma nägin punast vaipa. And God told me, prepare a red Ja Jumal ütleb carpet. mulle, et valmista nende jaoks punane vaip, So they will come. et nad saaksid tulla. You know, when do you roll out a red carpet? Millal rullitakse lahti punane vaip? Millal seda tehakse? Right, for some Siis, kui royalty. keegi kuninglik tuleb. Kings and queens. Kuningad, kuningannad. See, God says, you kings, you queens, you're real important. Jumal ütleb, et sina oled kuningas, sa oled ülioluline. He wants a red carpet to be rolled out. Ja ta tahab su ette rullida lahti punase vaiba, et sa võiksid seda mööda tema trooni ette minna. Right? So come like that. Sa tule niimoodi. You know, he's the one that will choose Tema on see, kes valib, to answer your worship. et ta vastab sellele He's ülistusele. the one that will choose to cry in your heart to come with his presence. Tema otsustab, et su süda hüüab ja ta tuleb ja vastab su südamele. You can offer him your heart, Sa võid talle oma südant ainult and pakkuda. that's what's going to attract him to Ja come. see tõmbab teda ligi See, ja we tulema. can attract him to Ja come, me võime teda nagu ligi tõmmata, but we can force him. aga me ei saa sundida. I cannot make him come. Ma ei saa vägisi sundida teda tulema. I can only invite him. Ma võin teda ainult kutsuda. And all that he really is interested in, Ja kõik, millest ta tegelikult on ainult not huvitatud, what you do, is you. ei ole mitte see, mida sa teed, vaid kes sina oled. So let's take a little more time, Nüüd võtame natuke aega veel rohkem, because God keeps speaking to me. sest Jumal kõneleb mulle jätkuvalt. What that trip's going to be about. He wants Selle reisi kohta, mis ma praegu siin Eestis olen, to come into his presence like never ta before. tahab tulla oma lähedusega, mida pole varem kunagi olnud, To bring life, et tuua elu, tuua to rõõmu, bring healing, tuua to tervenemist, bring wisdom, tuua tarkust, to bring his kingdom. tuua oma kuningriik. Holy Spirit, come. See püha vaim tuleb. God, I ask for your fire. isa, ma palun su tuld. I ask for the grace of your presence. ma palun sinu lähedust, sinu armu. Lord, I pray that we could feel your voice. ma palun, et me kuuleksime su häält. In places in our hearts where we need to hear you as children. et ta räägib, sinu hääl räägiks nende meie südamepaikadesse, kus meil on In vaja su häält places kuulda. where we have become mature adults. Need paigad, kus me oleme ikka veel lapsed, aga me peame saama We need täiskasvanuks. to hear your voice in that way. kus meil on vaja kuulda su häält selleks, et kasvada üles. I speak right now freedom into this ja ma place. räägin selle paiga üle vabadust praegu. To be as we are, not just to be olla nii, nagu me oleme, avada ennast. Because there's no safer place than in your presence. sinu lähedusest ei ole turvalisemat paika. No pretending, just being. lihtsalt ole, ära teeskle, lihtsalt mine sinna. Let's just drop those armors of protection and lihtsalt pretending. viskame selle kaitserüü, mis meil on, viskame selle maha. Let's sort of we just become real. lihtsalt ole tõeline, kes sa oled. You know, when you start to become real, kui sina hakkad olema tõeliselt see, kes sa walls in your oled, heart's gonna fall. siis need müürid su südame ümber, need langevad maha.